Tere! Müncheni julgeolekukonferentsil ilmnes mitte enam lihtsalt sügav, vaid ülisügav NATO lõhenemine. Euroopa ja Ameerika ei jõua kokkuleppele enam peaaegu milleski, ei Hiina, Iraani, ei Venemaa osas. USA ja Euroopa Liit, nagu märgivad ajakirjanikud, eksisteerivad otse kui paralleeluniversumitest. Konverentsil kerkis selle aastal esile kummaline ja samalt täpne moto – Westlessness, läänetus. Lääs lakkab või on juba lakanud olemast ideaalstandard majakas. Mitte mingit ühtset läänt pole. Ameerikal ja Euroopal on erinev arengusuund. Lõhestunud pole mitte ainult poliitiline eliit. Hiljuti viis Ameerika uurimiskeskus Pew 19 riigis läbi küsitluse, kui populaarne on NATO. Osaliselt olid vastused ennustatavad. Eesti ei osalenud, kuid nimekirjas on Leedu ja seal NATO populaarsus aina tugevneb. Ilmselt sama pilt oleks Eestis. Kuid vaat, mis on huvitav, nii Saksamaal kui Prantsusmaal on Põhja-Atlandi lepingu organisatsioon endise populaarsuse kaotanud. Mõlemas riigis umbes 20% võrra 10 aastaga. Mis juhtus? Kõige lihtsam on otsustada, et juhtus Trump, kuid suhtumine NATOsse kõikus Saksamaal ka varem. Julgen öelda, et mingit ühte põhjust pole. Seest on informeeritus ja mõistmine. Üha rohkem inimesi mõistab, et NATO osutus olema USA käes pantvangis. Jah, Ameerika kulutab kaitsele rohkem kui teised NATO riigid. Häda on aga selles, et sõjatööstuskompleksi kuulutuste õigustamiseks on vaja vaenlasi ja sõdu. Ideaalis uus globaalne külm sõda, selle sees aga kuumade konfliktide kolded. Varem olid need Korea ja Vietnam, praegu aga näiteks Süüria. Inimesed näevad ühe sagedamini, et USA on häälestanud radikaliseerumisele, et mitte iga nende sõjalist organisatsiooni ei teostata rahu nimel. Nende operatsioonide tagajärjedega viivad uute sõdade ja viletsuseni. Me teame, et meile valetati Iraaki tungimise põhjuste kohta. Me teame, et meile valetati keemiarünnaku kohta Süüria linnas Duumas, vähemalt nii väidab Wikileaks. Veel on värske lugu, millest just kirjutas Washington Post. Selgub, et Šveitsis suurettevõtte Crypto, mis tarnis šifreerimismasinaid 120 riiki, sealhulgas Iraani, Indiasse, Pakistani ja isegi Vatikani, kuulus tegelikult luurekeskagentuurile. Ameeriklastel ja lääne-sakslastel oli alates 70. aastatest ligipääs vastaste ja liitlaste kõige salasemale informatsioonile. Saksamaa lahkus mängust 90. Ameerikaga kuulas kõiki pealt 2018. aastani. Seejuures said USA ja Lääne-Saksamaa $miljonid kasumit. Uurimine jätkub. Kui korrutada see kõik Trumpi missiaanlusega, on tulemus hirmutav. Riik, mille eliit on omistanud endale issanda jumala funktsioonid, otsib pidevalt vaenlasi. Teisiti tema ideoloogia ja majandus ei tööta. NATO sõltuvus USA-st muudab haavatavaks nii NATO kui kogu maailma. Muide, Pew keskus küsis veel, kellega peaks vastajariik sõbrustama. Kas Ameerika või Venemaa või mõlemaga? Saksamaal oli USA poolt 39%, Venemaa poolt 25%, aga iga kolmas sakslane oli veendunud, et kõige parem on sõbrustada kõigiga. Sõbralikud koos eksisteerimise variant on Euroopas populaarne. Selle valis üle poole ungarlastest, poolakatest, slovakkidest ja vaid veidi allapoole itaallastest, kreeklastest, bulgaarlastest, leedukatest, tšehhidest. Kuid mõned jätkavad ikka palvetamist USA poole ja maailma nende silmadega vaatamist. Ehk ei tasuks. Kohtumiseni nädala pärast.